Individuaalsete tööde kirjeldamiseks õppijatele tuleb valida lisategevus ja ülesanded. Ülesanded all on järgmised ülesannete tüübid. Failide täpsustatud üleslaadimine, online tekst, lae fail üles, ühenduseta offline tegevus. Vaatame neid kõiki. Failide täpsustatud üleslaadimine. Sellisel juhul on võimalik õppijal korraga üles laadida mitu faili. Kui mitu tegelikult, seda otsustate teie. Alati tuleb määrata, mitu punkti või mis hinde õppija selle töö eest saab. Kui ta laeb üles 2 faili, te võite näiteks mõlema faili eest panna talle eraldi hinde, aga te võite panna ka talle nende 2 faili eest kokku ühe hinde. Et mis hinde ta siis saab, kas summeeritud 2 hinnet või ühe, seda otsustate teie. Mina määran praegu, et maksimumhinne on 5. Ma panen talle ühe hinde. Igal individuaalsel tööl, kui see on ülesannete alt kirjeldatud, peab olema tähtaeg. Tähtaeg, see on töö lõpptähtaeg ja avatud alates tähendab, et alates sellest kuupäevast on võimalik antud tööd esitada. Te võite keelata hilinenud esituse, siis valite jah. Ja pärast seda, kui te valite siin jah, ei ole õppijal võimalik peale viimast tähtaega oma tööd enam üles laadida. Vaikimisi pakutakse siin ei, te võite ka lubada, et aga pärast määratud tähtaega esitab oma töö. Ja salvesta ja tagasi kursusele. Vaatame järgmist ülesanne tüüpi. Lisategevus, ülesanded, online tekst. Online tekst tähendab, et õppija sisestab oma teksti otse Moodle'i keskkonnas. Ta ei kirjuta tööd väljapool Moodle'it valmis, vaid ta kirjutab siin Moodle'i sees oma teksti. Online tekst sobib ülesande esitamiseks juhul, kui õppija peab sisestama ja esitama vähe teksti, näiteks essee kava. Määrame hinde, määrame tähtaja ja vaatame ja mõtleme, kas me lubame ka peale tähtaega tööd esitada või mitte. Kas keelame või lubame pärast tähtaega tööd esitada. Salvesta. Lisategevus, ülesanded, lae fail üles. Selle ülesande tüübi puhul saab õppija korraga üles laadida ühe faili. Määrame punktid või hinde, määrame tähtaja ja mõtleme, kas me lubame ka hilinenud esitusi, kas keelame hilinenud esitused või mitte. Ja salvestame. Lisategevus, ülesanded, ühenduseta, offline tegevus. Selle ülesande tüübi puhul ei esitatagi tööd Moodle'i keskkonnas. Aga kui me siit niisuguse töö kirjeldame, siis me saame panna õppijale hindeid või punkte tema töö eest siin Moodle'i hindamistabelis ja õppijal tekib ühesugune ülevaade kõikidest tema töödest, mis ta teeb kas klassis või mida ta ka esitab Moodle'i keskkonnas. Jällegi määrate punktid ja pärast saate siis panna temale hinded siin Moodle'i hindamistabelisse ka suulise ettekande eest, mis tehti väljapool Moodle'i keskkonda. Määrame tähtaja ja salvestame. Nii nagu kõikide ülesannete puhul võib eraldi juurde lisada täpsema õpijuhise, mis peaks sisaldama õppijale ka
hindamiskriteeriume. Nii ka suulise ettekande puhul võime me lisada õppijale õpijuhise, näiteks hindamismudeli, mis on koostatud koolielu hindamismudelite järgi ja mida saab koostada ka koolielu keskkonnas. Et ma lisan selle praegu veebiviitena vahendite alt ja salvestame.